Islamivabariik on veritsemas, kaotades iga päev miljoneid dollareid. Isegi nende enda juhtkond tunnistab, et sõda libiseb neil käest. Miks siis režiim alla ei anna? Ja miks lääne meedia räägib teile vastupidist, et hoopis Ameerika ja Iisrael kaotavad seda sõda? Täna arutame seda kõike saates Quad. Tere tulemast tagasi saatesse Quad GNS TV's. Mina olen Emily Scheder ja asendan sel nädalal Flöörit, kes on seekord kaugühenduses. Aga enne kui alustame oma suurepärase paneeliga, tahan vaadata seda videot, mida Islamivabariik levitab, isegi nende enda ametnike sõnul. Vaadake, mida režiimi president Masoud Pezeshkian ütles praeguse Hormuzi väina blokaadi kohta. Meie kallid inimesed, kes on praegu valmis ja kohal. Siin ütlesin ma ka, et meil on üks lihtne palve, et inimesed vähendaksid oma energiatarbimist. Nad ründasid meie taristut, panevad meid piiramisrõngasse, et inimesed muutuksid rahulolematuks ja see rahulolu, mis praegu on, muutuks rahulolematuseks. Nagu näete, ei lähe Iraanis islamirežiimi all asjad sugugi sujuvalt. Täna on meil kaasas suurepärane paneel ja loomulikult on meiega kaugühenduses Fleur Hassan Nahum. Kahjuks on meil siin stuudios ka Shoshana Keats-Jaskol ning täna on meil ka erikülaline. Goldi Gamari, poliitiline kommentaator ja endine parlamendiliige otse Kanadast. Suur tänu, et oled täna meiega. Goldi, ma tahan kõigepealt sinu poole pöörduda. Kuidas sa reageerid sellele, mida me kuuleme? Sellele režiimi retoorikale, kus nad püüavad jätta endast mulje, et nad hoiavad olukorda kontrolli all ja on tugev. Ja ometi näeme väga selgelt, et nad saavad rängalt pihta nii majanduse kui ka kõige muu osas, mis kohapeal toimub. Jah, Saliva, kõigepealt on väga tore siin olla. Suur tänu, et mind kutsusid. Mul on täiesti hea meel siin koos teiega olla. Mis puudutab režiimi, siis see on lihtsalt veel üks märk sellest, et režiim on kokku varisemas. Nii et fakt, et Pezeshkian üritab nüüd iraanlasi veenda kasutama vähem elektrit riigis, mis peaks olema energiavarude poolest väga rikas. Kuid me teame, et see nii ei ole. Aga see on lihtsalt veel üks märk sellest, et islamirežiim variseb sisemiselt kokku. Nad püüavad näidata tugevat fassaadi, kuid Iraani rahvas teab paremini. Nii et kuigi olukord on Iraani rahva jaoks praegu väga raske, annab see Pezeshkiani sõnum neile tegelikult lootust, et islamirežiimi lõpp on lähemal, kui nad arvata oskavad. Ma mõtlen, Shoshana, mis on sinu arvamus sellest, mida me režiimi ametnike käitumisest näeme? Kord tulevad nad läbirääkimistele, siis jälle mitte. Läbirääkimised toimuvad, nüüd on need tühistatud. Ma mõtlen, me ei tea isegi, kes praegu üldse ohje hoiab, eks? Meil pole aimugi, kes praegu ohje hoiab. Kas ta on surnud, kas ta ei ole surnud. Ajaleht ütleb üht, X ütleb teist ja kõik sõltub sellest, mis ajal sa uudiseid loed, kes on elus, kes on vigastatud ja kes toimib täielikult. Ma arvan, et see, mida Goldi ütles, on täpne. See näitab kaost, see näitab, et nad üritavad oma mainet päästa, aga samal ajal nad veritsevad. Ja nii, Jumala tahtel oleme Iraani Islamivabariigi hääbumise keskel. See oleks tore. Ma mõtlen üks asi, mida me oleme selle sõja ajal nii palju kordi näinud ja isegi enne seda, pärast 7. oktoobrit, on täielik reaalsusest irdumine selles osas, mida meedias kajastatakse ja mis tegelikult kohapeal toimub. Ja me näeme sama mustrit Iraani islamirežiimi puhul. Ma mõtlen, Fleur Hassan Nahum, sina tead paremini kui keegi teine, kui hull see kajastus on olnud. Sa oled olnud paljudes neist saadetest, nagu Goldigi, rääkinud sellest õõnestamise teemast. Ma mõtlen, mis meedias toimub? Ja miks lääs seda ikka ja jälle esitleb? Kui me näeme, et režiim on põlvili, siis miks meedia seda teisiti näitab? Ma arvan, et see on kaks asja. Ma olen praegu siin Ameerika Ühendriikides ja igaüks arvaks, et ameeriklased ja iisraellased kaotavad sõda. Kui vaadata enamiku kajastustest, välja arvatud muidugi Fox News, siis kõik. Ja ma räägin inimestega. Ja kui ma räägin inimestele selle sõja kõigist saavutustest ja sellest, kui palju saavutati sõjavägede ootustest rohkem, siis inimesed küsivad, miks me ei saa seda infot siinpool? See on täiesti uskumatu, kuidas Islamivabariik on suutnud oma propagandat läänes peale suruda. Ma ei hakka isegi Euroopast rääkima, aga isegi Ameerikas on inimestele jäetud mulje, et see oli kohutav sõda, kus Ameerikal olid vaevu mingid kaotused. See on tõesti hämmastav, et nad on suutnud infiltreeruda ja teha ajupesu läänes. Ja see ongi tegelikult ainus põhjus, mis neil veel alles on. Need idioodid on ainsad kaardid, mis neil veel alles on. Ja mul on sellest väga raske aru saada. Ja teine asi on muidugi see,
ja te teate seda Goldi ja Emily paremini kui keegi teine. Nad on poolenisti surnud ja veritsevad põrandal, aga ikka teevad veemärki ja ütlevad, me võitsime, teate küll. ja see on miski, millest lääs ja lääne inimesed aru ei saa. Nad ei saa aru, et see mentaliteet on selline, et nad võivad olla põrandal ilma jalgade ja käteta, nagu ilmselt mustapah on papist kujuke, ja ikka teevad veemärki. Jah, ma mõtlen, et see on jätkuv probleem, mida me oleme näinud ja mitte ainult lääne meedias, vaid ka lääne liidrid ei saa tegelikult aru, mis toimub, mis viibki meid järgmise teemani, millest ma täna rääkida tahtsin. Nimelt, kas Trumpi administratsioon saab tegelikult aru islami režiimi mentaliteedist? Ma mõtlen, Goldi, ma tahaksin väga kuulda sinu arvamust selle kohta, sest sina tegeled sellega iga päev. Ma tean, ma mõtlen, et me oleme näinud mõningaid häid kommentaare Trumpilt, objektiivselt võttes. Me oleme näinud ka väga problemaatilisi kommentaare Trumpilt objektiivselt võttes. Mis on sinu arvamus? Kas ta tegelikult saab aru, mis toimub? Kas selle taga on mingi suur strateegia? Või on ta lihtsalt sama teadmatuses nagu paljud teisedki lääne juhid, keda me näeme? Esiteks peame ütlema, et ma usun, et Marco Rubio teab täpselt, mis toimub. Ja seda sellepärast, et Marco Rubio on pärit Kuubalt. Nii et ta on tuttav sellega, kuidas need diktatuurid ja sellised kommunistlikud diktatuurid toimivad. Nii et Marco Rubio tunneb neid väga hästi. Ma arvan, et president Trump teab samuti, kes nad on, aga ta ei näita oma kaarte veel päris välja. Ja ma arvan, et president Trump püüab neile viimast või veel üht võimalust anda, sellepärast et kahjuks on suur surve mitte ainult rahvusvaheliselt üldsuselt, vaid ka demokraatidelt. Need inimesed, vasakpoolsete ja mustanahaliste ebapüha liit, samuti kommunism ja islamism. Need inimesed püüavad avaldada president Trumpile survet, et ta suhtleks diplomaatiliselt brutaalse islamistliku terroristliku režiimiga, mis viimased 47-48 aastat on hüüdnud vaid surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Nii et ma arvan, et president Trump teab, mis toimub. Aga samal ajal tundub mulle, et ta teeb kõik väga hoolikalt, sest ta tahab olla kindel. Kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael jõuavad sinnamaani, et nad hävitavad täielikult islamistliku režiimi, mis muide on see, mida meie iraanlased tahame. Kui ta jõuab sellesse punkti, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et sa oleksid võinud minna seda või teist teed, ma mõtlen, president Trump paljastab need terroristid tõeliselt sellistena, nagu nad on. Ja ta näitab maailmale, et nendega ei saa läbi rääkida. Ma mõtlen, kas sa arvad, et on viga läbirääkimisi peale suruda? Kas üldse on võimalik mingisugust kokkulepet saavutada? Ma mõtlen, arvestades, et me isegi ei tea, kes tegelikult juhib olukorda. Teame küll, et see on IRGC, aga ametlikult me ei tea, kes juhib olukorda. Kas läbirääkimistel on siis üldse mõtet? Kas see kõik on lihtsalt näitemäng? Seda ma mõtlen. No ma mõtlen, president Trump on selgelt öelnud, et ainus kokkulepe, mis teda huvitab, on tingimusteta alistumine. Nii et president Trump ütleb sisuliselt Islami Vabariigi režiimile, et sellel on 2 võimalikku lõppu. Kas te alistute tingimusteta või me jätkame oma sõjalisi operatsioone ja president Trumpi enda sõnadega pommitame. Nii et see ongi see, mida president Trump siin teeb, aga nagu näha, isegi läbirääkimiste puhul ei liigu asjad edasi, sest president Trump ütles eelmisel laupäeval, et okei, teeme läbirääkimised. Laupäeval. Siis oli pühapäev, siis oli esmaspäev, siis oli teisipäev. Nüüd on juba järgmine nädal. Ja president Trump on öelnud, et me ei hakka isegi enam vaeva nägema. Ma ei hakka isegi enam kedagi Pakistani saatma. Kui tahate läbi rääkida, siis teate, mis tingimused on. See on see kokkulepe, mille me tahame sõlmida. Helistage meile. Ma mõtlen, ma lihtsalt tahan öelda, et Trumpi geniaalsus seisneb selles ja ma ütlen seda ikka ja jälle, et varem oli aeg alati režiimi kasuks. Nad jätkasid, tead küll, kõigiga mängimist, survestamist ja läbirääkimiste venitamist. Ja samal ajal, kui nad seda tegid, jätkasid nad oma tuumaambitsioonide ja ballistiliste võimete arendamist ning oma rahva mahasurumist. Ma arvan, et Trumpi geniaalsus seisneb selles, et ta pööras olukorra ümber. Nüüd on nemad need, kellel aeg otsa saab ja ameeriklastel on aega maa ja ilm. Sest seni, kuni Hormuzi väin on blokeeritud, pole neil sissetulekut. Neil pole ressursse ja nad surevad majanduslikult. Ja ma arvan, et Trump on jõudnud järeldusele. Miks ma peaksin neid edasi ründama? Nad närbuvad ilma ressurssideta. Ta on hoidnud Hiina eemale, Venemaa vaatab rahulikult pealt ja põhimõtteliselt ta lämmatab neid aeglaselt.
ja ta mängib nendega samamoodi, nagu nemad on aastakümneid kõigiga mänginud ning naudib seda. Sa ütled, et Trump ei saa neist aru. Trump on nagu nemad. Ta räägib nende keelt. See on nagu gängsteri värk. Selline Trump ongi. Sellepärast ma teda nii väga armastangi. Ma arvan, et ma just lugesin seda, ma ei mäleta täpselt 20 miljonit barrelit naftat lahkus Ameerika Ühendriikidest Jaapanisse, eks? Nägu! Terry? Räägime sellest, kuidas maailma senist korda on muudetud, kuidas need inimesed on maailma käekäiku dikteerinud ja ma tahan lihtsalt midagi meedia kohta mainida. Teate, miks meedia sellest ei räägi? Meedia ei hakka midagi positiivset Trumpi kohta kajastama, kui neid selleks ei sunnita. Nad vihkavad Trumpi. See ei ole mingi saladus, see on väga hästi teada. Nad kõik vihkavad Trumpi. Miks peaks siis meedia, kes on huvitatud Trumpist vabanemisest ja vihkab Trumpi, ma ise eitasin seda väga pikka aega, aga nad tõesti vihkavad teda. Miks peaksid nemad midagi muud tegema? Nad valetasid väga pikka aega selle kohta, et Biden on pädev, nad olid nende valede kaasosalised ja nad valetasid Ameerika rahvale. Seega ma ei tea, miks keegi üldse üllatub, et traditsiooniline meedia jätkab kahjuks Ameerika rahvale valetamisega. Ja vaiga üks, kes jätkab ainult nende kanalite vaatamist, ei saa kunagi teada, mis maailmas tegelikult toimub. Ma arvan, et veel problemaatilisem on see, et nad aktiivselt eksitavad inimesi. Kas nad seda ise mõistavad või mitte, aga nad teenivad Iraani islamistliku režiimi ning teisi islamistlikke ja Ameerika vastaseid jõude. Aga see on nende kinnisideelise Trumpi vastase kallutatuse kõrvalprodukt, mis viib meid tegelikult huvitava teemani, millest ma täna rääkida tahtsin. Kroonprints Reza Pahlavi pressikonverentsini. Ta pidas Euroopas mitu pressikonverentsi ja ütles Euroopa ajakirjanikele üsna teravaid sõnu. Ja minu arvates täiesti õigustatult. Kas me saame seda klippi vaadata? Ma võin nüüd kindlalt öelda, et vaigistamine ja tsensuur ei toimu mitte ainult Iraani režiimi käe läbi, vaid ka rahvusvahelise ja eriti Euroopa meedia poolt. Ükski 150 ajakirjanikust ei küsinud minult midagi nende 40 000 iraanlase kohta, kes tapeti minu riigi tänavatel 8. ja 9. jaanuaril. Siin kontinendi südames, mis väidab seisvat inimõiguste, õigluse ja väärikuse eest, on selle ajakirjanikud täielikult loobunud oma professionaalsetest kohustustest ja isegi moraalsest objektiivsusest. Mulle on selge, et minu 40 000 vaprat ja süütud kaasmaalast, kes tapeti vabaduse eest võideldes, ei paku nendele ajakirjanikele eriti huvi. Nad näivad rohkem huvituvat Ameerika kritiseerimisest, küsides, miks Ameerika Ühendriigid ja Iisrael tapsid diktaatori, kes on 47 aastat meie rahvast tapnud, selle asemel, et kritiseerida režiimi, mis tapmisi korraldab. Nagu sellest klipist näha, on tegemist väga tugevate sõnadega ja minu arvates täiesti õigustatud, arvestades Euroopa eliidi silmakirjalikkust ja kallutatust, kuhu enamik neist ajakirjanikest kuulub. Vähemalt ühel juhul oli tegemist tuntud Iisraeli vastase ja Pahlavi vastase aktivistiga, aga enamik neist järgib lihtsalt seda tavapärast hoiakut, mis julgustab Islamivabariiki. Ja ma ei saa sellest aru. Ma mõtlen, Goldi, mis on sinu vastus kõigele sellele? Tead, ma arvan, et on tõesti häbiväärne, et me näeme äärmusvasakpoolseid, woke vasakpoolseid, anti-Trumpi ja anti-Iisraeli inimesi. Nad on nii keskendunud oma vihale Iisraeli vastu, et nad on nüüd ainus viis, kuidas iraanlaste toetus Iisraelile ja Ameerika Ühendriikidele nende inimeste jaoks mõistlik tundub, on see, kui nad süüdistavad meid Iisraeli käsilastes või sionistides. Või tead, muide, ma mõtlen, me oleme sionistid, eks? Nagu iraanlased me usume, et Iisraelil on õigus eksisteerida, nii et sellega pole mingit probleemi. Aga nende jaoks tead, kuna neid on nii tugevalt indoktrineeritud sellesse pro-Palestiina Hamasi jamasse, siis nad lihtsalt eeldavad, et kõik Lähis-Idas mõtlevad samamoodi. Samal ajal on iraanlastel hoopis teistsugune ajalugu, hoopis teistsugune kultuur. Ja tead, tema kuninglik kõrgus kuningas Reza Pahlavi ütles seda kõige paremini, kui ta vastas sellele äärmus vasakpoolsele inimesele Saksamaal. Tead,
Iraani ja Iisraeli suhe on piibelik ja miski ei saa seda ära võtta. Kõige häbiväärsem selle kõige juures, eriti selles, mis toimub meedias, on see, et sul on need elitistid, kes mõistavad iraanlasi hukka. Ja tead, ma olin uskumatult šokeeritud, aga kahjuks mitte eriti üllatunud, kui kroonprints ütles, et üks Saksa poliitik ütles talle, et iraanlased pole demokraatiaks valmis. Kas sa teed nalja? Lase ma ütlen sulle midagi. Iraanist sai tegelikult konstitutsiooniline monarhia juba 1906 aastal. Saksamaast sai demokraatia alles 1918. aastal, kuid nagu te teate, ei kestnud see väga kaua. Ja tegelikult teise maailmasõja ajal, holokausti ajal, kõik need Euroopa demokraatlikud riigid, kes ei suutnud tagada juudi rahvale turvalisust teise maailmasõja ajal, põgenes vähemalt 50 000 juuti Euroopast ja otsis varjupaika Iraanis teise maailmasõja ajal. Nii et ma leian lihtsalt, et on häbiväärne, et need poliitikud nüüd väidavad, et iraanlased ei ole demokraatiaks valmis. Jah, nad ei ole demokraatiaks valmis, aga kuidagi on palestiinlased valmis. Jah, täpselt. Ja. Need, kes hääletasid Hamasi poolt, nemad on tõesti valmis. Nad panevad raha sellesse palestiinlaste demokraatia asjasse, mis valib terroriste. Näed, see ongi silmakirjalikkus. Ärme räägi sellest, et palestiinlased, enamik neist, näitavad küsitluse järel, et nad tegelikult ei poolda demokraatiat ega ole sellest huvitatud. Ja pealegi umbes 95% neist toetab terrorismi kui vabastamise meetodit. Arvata, et see ühiskond, Palestiina ühiskond, on demokraatiaks valmis, on illusioon. Ja nad ütlevad seda samal ajal, kui nad kritiseerivad Iraani rahvast, kes läks tänavatele ja ohverdas selle eesmärgi nimel vähemalt 40 000 inimest. Ma ei tea, mida on vaja, et Euroopa juhtkond ja Euroopa eliit sellest probleemist aru saaksid. Aga ma mõtlen, et see pole meile siin Iisraelis võõras. Euroopa kallutatus ja silmakirjalikkus. Me nägime sama asja pärast 7. oktoobrit Toshana. Ma tean, et me rääkisime sellest saates, kuidas meedia reageeris ja kuidas nad on kaitsnud neid islamistlikke terroriorganisatsioone iraanlaste ja iisraelaste häälte arvelt. Mis on sinu vastus sellele? Sama asi, lihtsalt teine päev. Ma mõtlen, et miski ei üllata mind enam eriti. Ma arvan, nagu ma olen varem öelnud, et ma ei tahaks praegu New Yorgis olla. Ma ei tahaks küll teadmatuses olla. Vabandast, Fleur. Ma arvan, ma mõtlen, et ma ei tahaks seda kunagi läbi elada. New Yorgis käin ma välja siis, kui ma välja lähen. Lihtsalt mul on tunne, et see ei ole enam sama koht. Mul on tunne, et see on infiltreeritud. Mul on tunne, et Ameerika Ühendriigid ja lääne demokraatiad on infiltreeritud ja nad ise ei saa sellest arugi. Ja see on minu jaoks väga laastav ja kurb näha kohti, kus ma olen kõndinud, kohti, kus ma üles kasvasin, mis enam ei kehasta seda, mida Ameerika esindab. Need on tõesti infiltreeritud. Ja ma tõesti loodan, et pole veel liiga hilja. Ma loodan, et nad ärkavad üles, sest ma ei tea, see ei ole hea tee. Praegu ei tundu see suund hea. Aga see näitab ka seda põhimõttelist arusaamatust, et Pärsia kultuur ja Pärsia tsivilisatsioon ning Araabia tsivilisatsioon on üks ja sama asi. Nad panevad kõik ühte patta. Seda see saksa mees teebki. No kuulge. Ja see on lihtsalt, ma mõtlen, nad eeldavad, et kuna me oleme samas piirkonnas, siis oleme kõik ühesugused. Nad unustavad ka selle ära, et kui tahate rääkida koloniseerimisest, suurimad koloniseerijad Lähis-Idas on araabia moslemid, ilma solvanguta neile. Aga see on lihtsalt reaalsus. On põhjus, miks Lähis-Idas on selline hegemoonia. Ja väga vähestel tsivilisatsioonidel on õnnestunud säilitada oma identiteet ja ajalugu. Ja need on muidugi juudi rahvas ja iraanlased. Ning siin-seal on veel mõned väiksemad rühmad. Aga üldiselt on 2 suurimat tsivilisatsiooni, kes on suutnud koloniseerimise üle elada. Juudid ja iraanlased. Tead, ma pean ütlema, et meil on veel üks klipp, mida ma tahan ette mängida. Üks Iraani naine, aktivist, kes seisis silmitsi paljude erinevate aktivistidega, kellest mõned olid valged liberaalid, kes dikteerisid sellele Iraani naisele, mida iraanlased usuvad ja mida iraanlased arvavad. Ja me oleme seda viimastel aastatel nii palju näinud. Ma mõtlen, tegelikult 47 aastat, aga eriti viimastel kuudel. Goldie, ma tean, et sa oled sellega peaaegu lakkamatult tegelenud.
palju kriitikat lääne inimestelt, kes arvavad, et nad teavad paremini kui need, kes tegelikult on pärit või elavad nendes piirkondades. Me näeme seda ka Iisraeli puhul. Vaatame seda klippi. Me kõik oleme õnnelikud. Meie iraanlased, teie ei räägi meie eest. Ma olen seal sündinud, mu pere elas seal. Teie ei räägi meie eest. Me oleme president Trumpiga väga rahul. Me oleme väga rahul. On palju iraanlasi, kes on vihased? Ei, väga lähedalt. Iraanlasi ei ole palju. On küll, see on vale. Meie, iraanlased, oleme sellest kõrini. Mu poolõde elab seal, mu pere elab seal. Meil on kõrini valgetest liberaalidest, kes räägivad meile Iraanist ja selle rahvast. Me armastame Benjamin Netanyahut ja president Trumpi selle eest, mida nad tegid. Iraanis tahetakse nende inimeste järgi linnu nimetada, nii et palun, ärge rääkige meie eest. Nagu näete, pani ta talle ikka korralikult ära ja ei jätnud midagi järele. Ja tema, ma tean, et me pole veel jõudnud lurjuste ja kangelasteni, aga temast võiks ka kangelane saada. Aga ma arvan, et me peame seda palju rohkem nägema. Me peame seda nägema ka siin piirkonna iisraelaste seas. Me peame seda kindlasti kuulma ka iraanlastelt, sest tõesti, vähemalt minu arvates, ei näe ma muud võimalust, kuidas me saaksime üldsusele kohale jõuda, kuni see mõte on ikka ja jälle selgeks tehtud. Sa ei saa inimeste eest nende nimel rääkida. Iraanlased on olnud väga selged selles, mida nad tahavad. Kuula rahvast. Ma mõtlen, Goldi, mis on sinu arvamus sellest? Tead, ma olen lihtsalt nii väsinud sellest, et mitte iraanlased üritavad mulle minu enda riiki selgitada, arvates, et nad teavad paremini kui mina või paremini kui rahvas ise, mida tahetakse. Tead, lõpuks taandub see ikkagi mingisugusele kolonialismi vormile, nagu ka rassismile, eks. Kus need mitte-iraanlased arvavad, et sina vaene kolmanda maailma inimene, lase ma seletan sulle, mida sa peaksid oma riigile tahtma. See on nagu tõesti, ei, aitäh. Palun, astuge samm tagasi, olge avatud meelega ja kuulake, sest tead, me ei olekski selles olukorras, kui Jimmy Carter ja demokraadid poleks 1978 aastal ajatollat toetanud, eks. Nii et tead, inimesed, demokraadid ja ärklevad vasakpoolsed ning kommunistid, nemad juba aitasid Iraani muuta 7. sajandi islamistlikuks põrguks. Praegu me püüame nende viga parandada ja me oleme tegelikult väga tänulikud, et meil on keegi nagu president. President Trump ja peaminister Netanyahu, tead, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid toetavad meid ja lõpuks ongi see kõige tähtsam. Tead, Euroopa on näidanud, et nad on ebaolulised. Nii et me oleme õigel teel. Ja ma arvan, et kui Iraan on vaba, siis näeme muutust globaalses geopoliitikas. Sest ma arvan, et me naaseme selle tugeva liidu juurde, mis eksisteeris enne 1979 aastat Ameerika, Iisraeli ja Iraani vahel. Tead, Flair, me oleme seda palju näinud ka Iisraeli poolel. Inimesed räägivad Iisraeli eest, arvates, et nad teavad paremini, mida Iisrael peaks oma julgeoleku nimel tegema. See on naljakas, tead. Tihti vaidlen inimestega ja nad ütlevad, et Iisrael käitus 7. oktoobrile reageerides valesti. Ja minu vastus on alati sama. Okei, mida sina oleksid teinud? Ja neil pole kunagi vastust. Siiani pole neil kunagi vastust. Või siis ütlevad nad midagi sellist nagu, mina poleks üldse reageerinud. Okei, see on tõesti loogiline. Võetakse 250 tsiviilisikut pantvangi ja lihtsalt ei tehta midagi. Tõesti väga loogiline. Aga mis on sinu vastus sellele videole? Tugitooli eksperdid tead küll, klaviatuuri kangelased, kõik need inimesed, neil pole aimugi. Ja ma olen Goldiga nõus, see on rassism. See on tegelikult kolonialismi väljendus. Mina tean paremini kui sina. Mina tean paremini kui see, mida sina ise oled kogenud. Sinu isiklik kogemus ei ole nii väärtuslik kui raamatud, mida olen lugenud ja minu professor, kes minuga rääkis. Ja see on väga lihtne. Ja see ongi see, tead, kui ma vestlesin Käed Saadiga, siis ta tõi selle mõtte tõesti hästi esile. Ta ütles, et nad elavad väga kaitstud väikeses laboris, kus nende ideid, ükskõik kui hullumeelsed need ka poleks, ei pea kunagi proovile panema. Aga inimesed, kes elavad koha peal, nende peal pannakse need ideed proovile ja need tapavad neid. Tapavad meid, tapavad iraanlasi, aga nemad tunnevad end oma väikeses laboris väga mugavalt rääkides. Ja seda me näeme ikka ja jälle. Ja see on häbiväärne. Ja ma olen Goldiaga 100% nõus. Minu jaoks on see tõeline rassism. See on madalate ootuste rassism. Mida teie metslased? Mis te olete Lähis-Ida inimesed? Mida teie barbarid arvate? Ma ütlen teile veel parema asja. Ausalt öeldes, ma ei suuda seda enam taluda. Ja mul on tunne, et ma elan praegu mingis veidras maailmas, tõesti.
jah, see on hullumeelne, sest nad pooldavad justkui kolmanda maailma džihadistlikku mõtteviisi. Samal ajal käituvad nad nii, nagu oleksid ise imperialistlik võim. Koos Shoshanaga nägime me seda ülikoolilinnakus nii palju. Need laagrid ja Iisraeli vastasus, tead küll, see vabaduse nõudmine. Nad ise ka ei usu oma jama. Nad ise ka ei usu seda. Nad räägivad, et sa pead olema see ja sa pead olema too ja sa võid olla, ma võin olla kass, ma võin olla koer, ma võin olla ükskõik kes või mis ma tahan. Aga ei, ausalt öeldes ma ei rääkinud kunagi niimoodi, kuni viimase aastani. Te olete täiesti täis jama, teil pole aimugi, millest te räägite. Te ei pea kunagi oma enda ideoloogiate järgi elama. Te ei pea kunagi tegelikult midagi tegema, teate küll, tegema seda, mida räägite. Te räägite küll, aga te ei hakka kunagi tegutsema. Nii et te ütlete, mida iganes tahate, sest siis lähete tagasi oma Starbucksi ja maksate $8 tassi kohvi eest ning süüdistate kõiki teisi oma kõrgetes naftahindades, sest teil pole aimugi, mida tegelikult tähendab maailma juhtimine. Jah, ja rääkides veel ühest tsivilisatsioonist, kellega nad sama teevad, siis see on Liibanoni rahvas. Liibanonlased ütlevad, palun vabastage meid Hezbollahst. Ja inimesed ütlevad, ei, Iisrael on halb. Ja nemad ütlevad, ei, Iisraeliga pole meil mingit tüli. See on Hezbollah. Me oleme okupeeritud. Ei, te ei ole okupeeritud. Nad on osa teie ühiskonnast. Sama lugu. Ja jälle keegi ei näe neid seoseid. Mitte keegi. Või nad lihtsalt ei taha seda teha. Noh, mitte ainult see, vaid ka Euroopa teeb sama asja, kui asi puudutab Liibanoni. Nad üritavad sekkuda, tahavad sõlmida kokkuleppeid, et Hezbollahad säilitada. Nagu, mida te teete? Ma olin nii õnnelik, et läbirääkimistest jäeti välja Macron, sest ausalt Prantsusmaa peaks... siin saates ma ei saa neid sõnu kasutada. Räägime ka sellest, kuidas Prantsusmaa tegi Iraanis segadust, kus peitis end Hayatollah, kuni nad ta eralennukiga välja tõid. Need on Prantsusmaa lennukid. Jah, need on Prantsusmaa lennud. Täpselt. Täielik reetmine. Neid inimesed ei pea tagajärgede eest vastutama. Nad ei pea tagajärgedele silma vaatama. Ma arvan, et Euroopa seisab tagajärgedega silmitsi. Nad pole sellest lihtsalt veel aru saanud. Täpselt nii. Ma mõtlen, me peame lõpetama, siis peame jõudma lurjuste ja kangelasteni, aga mul on tunne, et võiksin veel 2 tundi rääkida sellest, kui palju probleeme Euroopa on tekitanud nii Iraani rahvale kui ka Iisraeli rahvale ja juudi kogukonnale üle maailma. Aga ma tahan nüüd liikuda meie väga populaarse lurjuste ja kangelaste rubriigi juurde. Aga kõigepealt alustame lurjusest. Shoshana, keda oled sel nädalal meie jaoks lurjuseks valinud? Seda meest ma tunnistan, et ma polnud temast kunagi kuulnud, kuni kahjuks nägin teda internetis. Ta on ansambli The Strokes solist, tema nimi on Julian Casablanca, kui ma ei eksi. Ja ta rääkis, tead küll, nad räägivad oma metrokaartidesse, sest see on vist nende nali seal Subway Talksis või Subway Takesis, midagi sellist. Ja ta küsis umbes nii, mis on ebapopulaarne arvamus? Ja see tüüp ütles umbes nii, Ameerika sionistid saavad kõik valgete privileegid, aga käituvad nagu nad oleksid orjuse ajal mustanahalised. Ja see tüüp vastas, 100% mees, 100%. Ameerika sionistid saavad tead küll valgete privileegidega inimeste eelised, aga räägivad nagu nad oleksid orjuse ajal mustanahalised. Nõustun 100%. Ma pole kunagi midagi nii šokeerivat näinud, kus nad ütlevad, ma olen nii rõhutud. Ma olen rõhutud inimene. Ma mõtlen, et sa lähed praegu Tel Avivis pulma samal ajal, kui on 80 000 surnut. Ja rohkemgi veel, üle 80 000 surnu, sealhulgas naised ja lapsed, vaid poole miili kaugusel. Räägitakse inimestest, kes räägivad suuri sõnu, aga ei tee kunagi tegusid. See on nii lihtne. On nii lihtne võtta juut oma peksukotiks ja patuoinaks, sest sa ei ütle juut, sa ütled Ameerika sionist. Ja siis kasutada tõelist valupunkti ameeriklaste jaoks ning öelda, et nad arvavad, et nad on nagu mustanahalised orjuse ajal. Tõesti, näita mulle New Yorgi juuti, kes arvab, et ta on rõhutud nagu mustanahaline orjuse ajal. Näita mulle, sa tobu. Näita mulle seda. Mul on sulle palju New Yorgi sõnu. On šokeeriv, et need kaks valget meest saavad sellist vestlust pidada New Yorgi metroos ja rääkida juutidest niimoodi. See on šokeeriv. Ja sa arvad, et oled mingi kangelane. Sa arvad, et oled mingi õiglane tüüp või? Sa oled üks rämps prügi. Kaabakas, kui soovid.
ma olen nõus, ta on kindlasti kaabakas, mis on kahju, sest ma arvan, et vähemalt üks tema bändikaaslastest on nii juut kui ka Iisraeli pooldaja. Noh, keegi peaks talle midagi ütlema. jah, keegi peaks selle mehega maha istuma ja ta öösel metroosse viima. Jah, täpselt. Laura, kes on sinu kaabakas sel nädalal? Oi, heldeke, neid oli nii palju, kelle vahel valida. Ja ma ei teagi tema nime. Aga ma arvan, et ta esindab lihtsalt silmakirjalike boikoteerijate üldist kaabakalikkust. See konkreetne on Belfastist. Ja tead, me oleme aastate jooksul näinud, me kõik oleme aastate jooksul näinud BDS-liikumist, millel oli meie majandusele väga väike tegelik mõju, kuid sellel oli palju suurem psühholoogiline mõju, eriti juudi kogukondadele üle maailma. Ja loomulikult ekspordib Iisrael palju suurepäraseid tooteid, palju toiduaineid. Ja inimesed on boikoteerinud. Okei, sa ei taha toodet osta, ära osta. Ei, aga see tõbras otsustas Belfastis sammu kaugemale minna. Ja selle asemel, et toodet mitte osta, toodet boikoteerida või oma sõpradele öelda, et nad seda ei ostaks, otsustas ta võtta ostukorvi. Võtta kõik Iisraeli tooted riiulilt, panna need korvi ja lihtsalt riiulitelt ära viia, et inimesed ei näeks, et riiulil on Iisraeli tooted. Nüüd, kui suur kaotaja sa pead olema? Kas sul pole elu? Kas neil inimestel pole elu? Ma hakkan juba mõtlema, sest teate, me kõik siin daamid oleme üsna hõivatud. Kas sa kujutad ette, et võtad oma päevast 2 või 3 tundi? Kujutage ette, et võtate kõik ühe riigi tooted, mis teile ei meeldi, riiulitelt maha. Lihtsalt selleks, et öelda, et eemaldasite kõik tooted. Leidke endale tegevust, kaotajad. Te olete ajaloo valel poolel. Ühel päeval ärgate üles ja seni olete te imelised tõprad. Nädala tõbras. Mitte ainult seda, vaid ta paneb ka miinimumpalgaga töötajad istuma ja sorteerima kõiki asju, mida ta korvi paneb, ning need riiulile tagasi panema. Mis sorti kangelased te olete? Noh, just nii naeruväärne on see boikoteerimisliikumine alati olnud. Üks suurimaid tööandjaid Juudamaal, Samaarias, Läänekaldal, oli kunagi SodaStream. SodaStreamis töötas 1000 töötajaid, see on imeline ettevõte, mis kaseerib vett. Ja selle BDS-liikumise tulemusena pidi ettevõte oma tehase sulgema. See andis tööd 1000 Läänekalda palestiinlastele, Juudamaa palestiinlastele ja nüüd koliti tehas lõuna poole, kus see annab tööd peduiinidele. Keda huvitab? Asi on selles, et nad on kahjustanud just neid inimesi, keda nad väidavad end aitavat. Nad on kaotajad. Ma mõtlen, et see on täpselt sama asi, mida me nägime. Ma tulen ikka ja jälle tagasi tänaste laagrite juurde, aga sama asi oli ka nendega. Ma mõtlen, need on privilegeeritud, ära hellitatud lapsed, kes pole pidanud päris maailma reaalsustega toime tulema, nagu Mamdani, tead küll, kes oli räppar. See oli tema töö enne, kui temast sai linnapea. Need inimesed pole oma elus päevagi tööd teinud. Nad elavad privilegeeritud elu, kuulutades sotsialismi või kommunismi väärtusi või siis islamismi, teadmata tegelikult, milline on elu nende ideoloogiate all. Ja seda tehes nad ei austa, alandavad ja halvustavad inimesi, keda nad peavad endast madalamal seisvaks. Ja nende puhul räägime Columbia ülikooli koristajatest, kellest 2 nad tegelikult pantvangi võtsid, kui sa õigesti mäletad. Ma mõtlen, neil puudub igasugune austus kõigi teiste ühiskonnaliikmete vastu, sealhulgas marginaliseeritud rühmade vastu. See on ülim silmakirjalikkus, kindlasti korralik lurjus, kuigi neid on terve grupp. Oh jaa! Goldi, kes on sinu lurjus? Kes on sinu nädala lurjus? See on sulle esimest korda, eks? On küll. Ma olen natuke närvis, nii et ole minuga leede. Minu nädala tõbras on see Euroopa poliitik, kes ütles, et iraanlased ei ole demokraatiaks valmis. Tegelikult kõik Euroopa poliitikud, kes ründavad iraanlasi ja asuvad islamirežiimi poolele. Ja loomulikult ka vasakpoolne Euroopa meedia. Neid kritiseeris kroonprints Reza Pahlavi. Nii et minu jaoks on nemad selle nädala tõbrad. Hästi, kindlasti väärt tõbras. Minu tõbras on samuti keegi väga problemaatiline. Tegemist pole ainult ühe inimesega. Tegelikult on neid palju. Terve laine. Vihkamist, mida oleme internetis näinud. Ma arvan, et üks neist inimestest, ja ma ei ole olnud tema ega tema lahkunud abikaasa, tead enne tema mõrvamist, suur toetaja, aga Erika Kirk, kelle abikaasa Charlie mõrvati nii jõhkralt koledas videos. Ta
ta on pärast tema mõrvamist tõesti palju läbi elanud. ja hoolimata sellest arvan ma kõige põhjal, mida olen näinud ja kuulnud, et ta on igas olukorras käitunud väga väärikalt ja rahulikult. ja tead, see, mida me sel nädalal nägime, kui president Trump üritati mõrvata Valge Maja korrespondentide õhtusöögil, kui üks inimene tormas või üritas tormata pallisaali. Kohe pärast seda, kui Erica Kirk turvatöötajate poolt nuttes välja saadeti, avaldati videod, kus ta ütles midagi sellist nagu ma tahan lihtsalt koju minna, ma tahan lihtsalt koju minna. Ja tead, seda vaadates murdus mu süda, sest on selge, et see inimene on väga paljuga silmitsi. Tal on ilmselgelt PTSD, täiesti arusaadavalt. Ja ta on taas sattunud olukorda, kus ta peab silmitsi seisma selle kohutava õudse vägivallaga, poliitilise vägivallaga. Jälle kord. On täiesti arusaadav, et ta on endast väljas. Ja ometi, selle asemel, et näha inimesi sotsiaalmeediast seda mõistmas, nägime me vihalainet, kus seda süüdistati teeskluses, näitlemises. Ma mõtlen, kuulake mind, kui sa suudad sellises olukorras niimoodi käituda, kui sul on piisavalt emotsionaalset enesekontrolli, et teadlikult mõelda, las ma teen etenduse, siis sa väärid Oscarit. Aga on väga selge, et siin ei toimunud midagi sellist. See on sügavalt traumeeritud naine, kes on pidanud toime tulema uskumatu vihalainetega. Ja häbi kõigile neile inimestele, kes kasutavad seda videot ja seda sündmust, seda traagilist sündmust võimalusena teda rünnata ja teda demoniseerida. See on vastik. Te kõik olete täielikud värdjad. Mitte keegi ei tohiks osaleda selles vihkamiskampaanias Erica Kirki vastu, olenemata teie poliitilistest vaadetest. Nii et nemad on minu selle nädala värdjad. Aga see ongi see, mida nad teevad, eks? Nad täielikult demoniseerivad, nad võtavad inimlikkuse ära inimeselt, kes ei näe välja nagu nemad või ei mõtle nagu nemad või ei usu nagu nemad. See on dehumaniseerimine. Ja niipea, kui sa võtad kelleltki inimlikkuse, pole ükski nende tegu, tunne ega kogemus väärt arvestamist ega empaatiat. See ongi dehumaniseerimine tegevuses. Seda te näetegi. Minu jaoks on lihtsalt see fakt tead, et judaismis on olemas selline mõiste, et sa pead kaitsma leski ja orbe. Ja see, et see vaene naine, olgu sa temaga nõus või mitte, või sulle ta lihtsalt ei meeldi, ta kaotas oma abikaasa. Teda tulistati kaela tema ja laste silme all. Ja nüüd on tal olnud veel üks tulistamisjuhtum, mis loomulikult on teda taas traumeerinud. Ja see, et inimesed ründavad teda selle eest, et ta on taas traumeeritud, ma lihtsalt ei mõista, kuidas inimesed saavad olla nii julmad. Ma ei saa sellest aru. Ja ainus viis, kuidas ma seda seletada oskan, on see, et nad on kadedad, nagu see rumal Candice Howen. Ta on tema peale kade. Ja ma ei saa aru, kuidas keegi saab olla kade lesknaise peale, kes kaotas oma abikaasa, noore abikaasa. Ma ei mõista, kuidas inimesed saavad olla nii õelad. Ma ei saa sellest aru. See on tõesti inimkonna madalaim tase. Ja inimkonna tegelikku solgitoru pole vaja kaugelt otsida. Piisab vaid sotsiaalmeediast. Aga enne kui lõpetame, tahaksin siiski rääkida meie nädala kangelastest. Nagu alati, meile meeldib lõpetada positiivse noodiga. Flair, kes on sinu selle nädala kangelane? Kuna ma olen siin Ameerikas, siis minu kangelane, ja ta on tõesti olnud väga rahulik, on John Fetterman. Hiljuti oli kongressis hääletus selle üle, kas müüa, mitte anda vaid müüa, Iisraelile mõned T9 buldooserid. See on osa sellest tööst, mida me peame tegema, et vabaneda terroristlikust infrastruktuurist Gazas ja mujal. Me ei saa neid kingitusena, me ostame need. Ja demokraadid hääletasid senatis, mitte kongressis, ülekaalukalt selle vastu, et neid Iisraelile müüa. Ja John Fetterman oli üks neist 6 või 7 demokraadist, kes hääletas loomulikult selle vastu, et müüki boikoteerida. Ja tead, ta on olnud alates 7. oktoobrist täiesti rahulik. Inimesed tulevad tema maja juurde, korraldavad meeleavaldusi, inimesed on püüdnud teda kukutada. Ja ta on öelnud, ma seisan Iisraeli kõrval. Ära nori minuga tüli. Ja parim asi, mida ma temalt eelmisel nädalal kuulsin, oli, kui ma pean olema viimane demokraat kongressis, kes seisab Iisraeli kõrval, siis olengi mina see inimene. Ja ta on endiselt demokraat ning seisab endiselt Iisraeli kõrval. Teda ei huvita, kas see on populaarne või mitte. Ta teeb õiget asja. Meie oleme headuse jõud, nagu ka Iisrael. Kui pead kedagi kritiseerima, siis vali meie pool. Seisa meie erilise liitlase kõrval. Ja nüüd, kui demokraadid jätkavad Iisraeli hülgamist, olen ma viimane, kes seisab, kui see on vajalik.
See on tänapäeval poliitikas haruldane. Inimesi, kes ei tee enne küsitlust ega otsusta alles siis, mida teha. Sest nii käituvad argpüksid. Tema otsustab, mida teha. See on minu meelest tõeline liidri omadus. Senaator John Fetterman, sel nädalal oled sina minu kangelane. Ta on tõesti suur kangelane ja olnud nende teemade osas väga järjekindel juba pikka aega. Kindlasti väärib see austust olenemata sinu poliitilistest vaadetest. Ja meil on tõesti vaja rohkem selliseid poliitikuid. Kahju, et Goldi enam ei ole parlamendi liige, sest meil on vaja rohkem selliseid poliitikuid, nagu Goldi oli. Tule tagasi! Goldi. Tead mis? See on hind, mida maksad tõe rääkimise eest Kanadas. Džihadistid tulevad su kallale ja süüdistavad sind islamofoobias. Aga näed siis, ma ei tea. Mina näen seda siiski kui aumärki, et mind süüdistati selles. Noh, sa võiksid olla vaba. Iraani välisminister Goldi. Nii et kõik on hästi. Muidugi. Ja kindlasti. Goldi, kes on sinu selle nädala kangelane? Nii et minu selle nädala kangelane on tegelikult kogu Iran Revolution Live'i kogukond. Ma olen nüüd juba 120 päeva järjest iga päev koos oma kaassaatejuhi Arminiga otseülekandeid teinud. Ja oleme loonud kogukonna inimestest, kes meid erinevatel platvormidel vaatavad. Tead küll, YouTube'is, X'is, Rumble'is, Kikis, Twitch'is. Ja tead, need on inimesed üle kogu maailma. Ja tead, ameeriklased, iisraellased, eurooplased, inimesed Lähis-Idast, Aasiast ja tead Ameerikast, Lõuna-Ameerikast, igalt poolt üle maailma. Nii et meie Iran Revolution Live'i kogukond on nii palju kasvanud. Ja tead, iga päev liitub üha rohkem inimesi. Ja tead, meil on otseülekannetes ja vestlustes tõeliselt toredaid vestlusi. Ja tead põhjus, miks ma olen üldse motiveeritud iga päev otseülekandeid tegema, et tõsta teadlikkust Iraani kohta, on just see kogukond. Tead, enamik neist ei ole iraanlased. Nad ei pea tingimata hoolima, aga nad hoolivad. Nad on meiega. Nad on mulle sisuliselt saanud teiseks perekonnaks. Tead, ma kutsun neid oma kaasmaalasteks, oma hamihanideks. Nii et minu nädala kangelane on Iran Revolution Live kogukond. Suur tänu teile kõigile. Armastan teid. Aitäh kõige eest. Ja Armin on imeline. Me armastame teda ka. Ja Goldi... Ma arvan, et just selle kogukonna kaudu ühe sinu otseülekande ajal paljastasid sa fakti, et Tucker Carlsoni tööd, Tucker Carlsoni intervjuusid näidati Iraanis katkestuse ajal. Ja, Tucker Carlson. Kes veel? Chunk, sinu debatt Chunkiga. Jah, Chunk. Muide, nad on näidanud ka Chuck Schumeri postitusi. Nad on kasutanud Chuck Schumeri ja Marjorie Taylor Greene'i postitusi, et rünnata president Trumpi. Jah, me oleme selle ka avastanud. Oleme avastanud palju huvitavaid asju Islami maasinriigi riigitelevisioonis. Vau, neil on sellega ikka tõeline läbikukkumiste päev. Shoshana, kes on sinu kangelane? Vabandust. Islami režiim. Armastab demokraate, ütleme nii. Nad armastavad neid. Noh, nad teevad nende eest nende tööd. Nii et see on loogiline. Shoshana, keda sa meile välja valisid? Kes on sinu selle nädala kangelane? Minu kangelane on üldiselt salateenistus, sest nad tegid oma tööd nii, nagu nad tegid seda hiljuti. Ja salateenistuse agent, kes tegelikult sai kuuli minu arusaamist mööda ning kui nad tulistaja maha võtsid. See on olnud nii kogu Trumpi presidendi ametiaja jooksul. Teine ametiaeg on nii pöörane. See on ameeriklasena nii hullumeelne. Ja see on minu arusaamist mööda 3., kui mitte 4. tapmiskatse tema vastu. See on pöörane, see on hullumeelne. Ja ma pean, tead, kui me räägime inimestest, kes ei suuda teisi inimesi näha inimestena, isegi kui nad nendega ei nõustu. Ja me räägime inimestest, kes võtavad Erika Kirki inimlikkuse tema vastuse tõttu. On inimesi, kes mõistavad, et see on minu töö. Kõigil on õigus ajakirjandusvabadusele, sõnavabadusele, tead, vabadusele olla see, kes sa oled Ameerika Ühendriikides. Ja salateenistus on tõesti väga valvas hoolitsedes nende inimeste eest, kelle eest ta peab hoolitsema. Ja ma pean ütlema, et Emil ja mina vaatasime natuke neid pilte ette, kuidas selle ruumi mehed reageerisid toimuvale ja kuidas inimesed internetis räägivad sellest, kuidas erinevad mehed reageerisid sellele, mis toimub. Mõned neist sõid justkui midagi ei toimuks. Mõned kogunesid oma naiste ümber. Mõned jätsid oma naised maha. Väga huvitav. Aga üldiselt tegi salateenistus suurepärast tööd ja ma tahaksin neid lihtsalt kiita. Te olete sel nädalal minu kangelased päeva päästmise eest.
Nad on seda kindlasti. Ma mõtlen, nad on president Trumpi tõttu ületunde teinud. See on kindel. Kõigi nende ohtude tõttu, millega ta silmitsi seisab. Aga nad seisavad tõesti silmitsi, eriti praegu, kõigi nende islamirežiimi pingutustega, kui palju nad on siia imbunud isegi Ameerika Ühendriikidesse erinevatesse kohtadesse. No. Nad üritasid teda 2 korda tappa. Nad proovisid teda 2 korda kätte saada. Jah, vähemalt 2 korda. Vähemalt, ei. Islamivabariik on proovinud. Jah. Noh, teate sama teemal Iraaniga. Minu selle nädala kangelane on kroonprints Reza Pahlavi. Talle esitas küsimuse keegi, keda ma varem põgusalt mainisin. Tuntud Iisraeli vastane ässitaja, kes esineb ajakirjanikuna tegelikult saksa rahvusest. Ja ta esitas Reza Pahlavile küsimuse, vihjates, et ta on Iisraeli agent. Vaadake, mida tal selle kohta öelda oli. Paljud inimesed üle maailma arvavad, et te olete Iisraeli agent. Kas see vastab tõele? Muidugi mitte, aga ma olen Iisraeli ja juutide sõber ning ma ütlen teile miks. Sest taas, kui Küros suure järeltulija, oleme uhked selle üle, et inimõiguste alus pandi just siis, kui Küros suur lasi välja oma silindri, mida näidatakse kogu maailmas. Seda nimetatakse kõigi rahvaste seas ÜROs, sest just tema pani aluse vabaduse põhimõtetele, kui ta vabastas juudi orjad Babylonis ja aitas neil Jeruusalemmas oma templeid üles ehitada. Iraanlastel ja juutidel on piibelik suhe. Tegelikult on need ainsad 2 riiki, kes saavad seda väita. Kaasaegses ajaloos ei olnud Iraan ainus Lähis-Ida riik, mis varjas põgenevaid juute. Hitleri ja tema režiimi eest põgenenud juutidele anti Iraanis varjupaika. See on osa meie ajaloost, see on osa meie traditsioonist, tagakiusatud inimesi varjata. Juudid Iraanis said enne revolutsiooni vabalt oma usku praktiseerida. Ja võitlevad selle eest, et nende õigused ning ka kõigi teiste religioonide õigused Iraanis taastataks, sest üks inimõiguste alustalasid peaks olema inimeste usuvabaduse kaitsmine. Selle eest ma seisan. Ja ma ei pea selleks kellegi teise agent olema, vaid olen oma rahva esindaja. Olen Iraani rahva esindaja. Nagu näete, näitas kroonprints Reza Pahlavi nagu alati tõelist klassi, kui vastas sellele äärmiselt teadmatule ja ausalt öeldes solvavale küsimusele kroonprintsi kohta. Ja hoolimata sellest vastas ta sellele avatult, ausalt ning isaks pööras selle tagasi Euroopa arrogantsi pihta, mis üldse võimaldas sellel saksa ajakirjanikul seda küsimust esitada. Seda oleme Reza Pahlavi suhtes näinud paljude eri lääne meedia ajakirjanike puhul. Tema vastu on mingi vaenulikkus. Nad küsivad temalt korduvalt samu küsimusi, millele ta on juba vastanud. See mees on aastakümneid väga selgelt selgitanud, milline on tema ideoloogia. Mida ta tahab Iraanis näha? Et ta soovib demokraatlikku üleminekut, et ta pooldab konstitutsioonilist monarhiat või mida iganes Iraani rahvas rahvusliku referendumi kaudu otsustab. Me räägime üleminekujuhist, mitte monarhiast ega diktatuurist, nagu kõik vastased seda armastavad kujutada. See on täielik valeesitus kõigest, mille eest ta on seisnud. Ja sellest hoolimata arvan ma, et ta on tõeliselt juhina esile tõusnud. Ja kui ma nägin, kuidas ta nendel pressikonverentsidel vastas mõnedele lihtsalt naeruväärsetele küsimustele, aususe, selguse ja väärikusega, siis just nii näedki välja tõeline juht. Ja tead, nagu ma mainisin, Donald Trump on teinud häid avaldusi, aga päeva lõpuks on Donald Trump meelelahutaja. Ta on ärimees, aga ta on meelelahutaja. Ja ka kroonprints Reza Pahlavi ei ole selline. Kroonprints on oma rahvajuht. Ja on selge, et ta on valmis ohverdama ja tegema sõna otseses mõttes kõike, kui ta ise ütles. Sealhulgas andma oma elu, et tagada Iraani rahva vabadus. Ja et sellist iseloomu peaksimegi esile tõstma ja toetama. Ja see teeb mind väga kurvaks, kui näen, kuidas seesama eliit, kellest me varem selles saates rääkisime, ründab teda nii pahatahtlikult, kuulamata, mida ta tegelikult on öelnud ja teinud. Näed ütlevad, et tal on ainult kitsas toetajaskond. See ei ole tõsi. Kõik küsitlused, mida me oleme näinud erineva usaldusväärsusega, on näidanud, et ta on Iraanis kõige populaarsem isik, nii Iraanis sees kui ka diasporas, vähemalt 2-kohalise edumaaga. Nii et see on olnud järjepidev juba aastaid. Just lääs ignoreerib seda teadlikult nii meedias kui ka juhtkonnas ja see ei saa nii jätkuda.
kui Iraani inimesed on valmis oma elu ohtu seadma, kui neid tänavatel hukatakse, sest nad tulid välja ja hüüdsid ainult ühte nime ja see on kroonprints Reza Pahlavi. Siis rahvusvaheline kogukond peaks Iraani rahvast kuulama, mitte neist üle rääkima, kui nad ütlevad, et just seda nad tahavad. Nii et Reza Pahlavi on minu kangelane sel nädalal, nagu ka paljudel eelnevatel nädalatel, kuid kindlasti selle nädala silmapaistva töö eest, kui ta pidi tegelema tõelise sallimatusega Euroopast ja lugematute teiste rünnakutega. Ja tellega tõmbame sellele episoodile joone alla, kui teil just ei ole veel viimaseid kommentaare. Jah, Goldi, palun. Jah. Emily, ma tahtsin lihtsalt öelda suur aitäh sulle ja kõigile siin. Ma mõtlen eriti sulle, Emily, sa oled olnud nii vankumatu iraanlaste eestkõneleja. Sa oled võtnud aega kuulata ja õppida. Sa aitasid meie hääli võimendada. Ma tahan lihtsalt öelda Iraani kogukonna nimel, kui väga me sind armastame ja hindame ning kõike, mida sa teed. Nii et loodetavasti saad sa vabas Iraanis olla Iisraeli suursaadik. Kui see juhtub, siis kutsu mind kindlasti kõikidele pidudele. Aga kõigepealt peame Iraani vabastama. Muidugi, aga ei, ma tahtsin lihtsalt öelda, kui väga kõik sind tõesti hindavad ja tead, me lihtsalt armastame teid kõiki. Nii et aitäh, imeline. Aitäh ja ma arvan, et siin Iisraelis on meil Iraani rahvale palju toetust. Ma mõtlen, et me tunneme end rahvana üksteisele lähemal kui kunagi varem, sest kahjuks seisame silmitsi sama jamaga. Aga sellega peame tänaseks lõpetama. Nii et ma tahan teid kõiki tänada, et te saadet The Quote jälgisite. Aitäh Goldi Fleurile, kes muidugi liitub meiega kaugelt ja Shoshana siin stuudios. Aitäh, et meiega liitusite. Näeme teid järgmisel nädalal saates JNS on The Quad.